Meie tänane teema on kõne ja kirja vahekord või ütleme suulise ja kirjaliku kõne probleem. No üldiselt antropoloogia ütleb meile, et alguses kõneledi ja siis hakati kirjutama, kusjuures siin on küsimus, et mida hakati kirjutama, kas üles kirjutama seda, mis räägitakse või midagi sellist, mis ei ole räägitud. Vot see, ütleme, hieroglüüfiline kiri. Mis tähendab hieroglüüfiline? See on sakraalne kiri. Hieros. Glüüt on nagu see jälg, aga see on siis eriti sakraalne. Ainuke asi, et see sõna hieroglüüf ei olnud egiptlaste poolt tehtud. Juba see näitab, et see on kreeka sõna ja moodustatud eurooplaste poolt, kes püüdsid seda aru saada. Nad, kusjuures alguses ei olnud üldse aru saadav, kas see on mingisugune tekst või selline muster. No, praegune egiptoloogia ütleb, et sõna hieroglüüf on üldse eksitav siin. Aga noh, see talupoja tarkus ütleb meile, et alguses suuline kõne, siis hakati kirjutama. Me rääkisime möödunud kord, et tuleb eristada tarkust ja filosoofia. Sest filosoofia, ütleme filosoofid, ütleme Derrida, ütleb, et täpselt mitte nii. Vastupidi, alguses oli kiri. Ja? Alguses oli kiri ka siis, kui me arvame, et see on üles kirjutatud suuline. Sellest me räägime natuke Derridast, natuke veel räägime natuke hiljem. Aga no see on probleem. Kui me räägime, mis asi on retoorika? Esialgne eesmärk oli suulise kõne ettevalmistamine, oraatorliku kõne. Ja? Aga mida see oraator teeb? Ta esitab seda kõne, mis oli enne kirjutatud. Nii et siin retoorika seisukohalt on see asi täpselt nagu ütleb Derrida. Alguses oli kiri ja siis seda hakati häälitsema. Nii, vot, siin on terve hulk probleeme, osa, siit me hakkame täna vaatama. Kokkuvõte eelmisest. Retoorika on lahutamatult seotud demokraatiaga. Tekkis Sitsiilias, siis kui oli selline, no praegu seda demokraatiat kirjutatakse jutumärkides, sest see ei ole demokraatia nüüdisaegses postmodernistlikul ajastul, on hoopis teised nõudmised, aga tol ajal see oli nimelt demokraatia. Valitsejad valid rahvas, demos. Nii, ja siis õitsema läks Ateenas ja võib-olla alustan sellest viimasest. See on üldse Kreeka tsivilisatsiooni üks eripära. Agoon, mis võib olla isegi tähtsam kui demokraatia. Võib-olla demokraatia tekkiski agooni vaimust. Agoon tähendab kahte asja. Võitlust ja maksimaalselt pingutust selles võitluses. See on meie sõna agoonia, see võitlus surmaga. Tavaliselt 0,1 on tulemus. Aga organism võitleb. Aga räägiti, et see nagu jooksja agoniseerib. Ta täiesti viimased pingutused, ületab oma jõudusid ja ületab oma ületatud jõudusid. Nii et vot see on agoon. Milleks? Selleks, et võita. Ja võita keda? Vastast.
või need kaasvõitlejaid. Ja sellest agooni vaimust vähemalt mõned tekkis demokraatia. Demokraatia, mis asi, demokraatia on jama. Kui on ainuvalitsemine, siis on selge, siis on kord majas, eriti kui veab, mõnikord veab, et kui on hea ainuvalitseja. Näiteks võt sellist, millest tunnistas Konfutsius. Paraku juhtus Konfutsiusega halvasti, et tema keisrid, kellele ta teenis, ei olnud head. Ja mis siis väärikas mees, tal on alati väärikas mees, Konfutsius, teeb, kui ülemus ei ole väärt seda kohtumist. Ta eemaldub. Aga kreeklane hakkas mässama. Ja sellest agooniast, mässuvaimust tekkis demokraatia, vabariik, respublika, ladina keeles ühine asi. Ja siin selle jaoks on oluline, et oleks avalik elu. Poliitiline konkurents ei ole seal kuskil vaiba all või süvariigis pannakse kedagi paika. Me teame oma need pretendente, nad astuvad teineteisega poleemikasse, mida nad ütlevad. No mida nad tavaliselt ütlevad? Et minu ajal ei oleks Ukraina sõda alanud. See on see Bideni sõda. See on tüüpiline selline retooriline võte, vastas tuleb maha teha. Ja vastas maha teha, ennast upitada. Nii. Paraku praegu on selline olukord, ega Biden ei saa vastu vaielda. Et see tegelikult see on Trumpi sõda praegu. Nii. Sõnavabadus. Et ei ole mingisugust eeltsensuuri ja veelgi enam. Kui ma räägin midagi halvasti, siis mind hukka mõista saab ka ainult avalikus kohtus. Ja kohtu vaidlused on teine selline valdkond. Niisiis, agoon, poliitiline konkurents, pluralism ja avalik kohus ja tegelikult vandekohus. No, tegelikult me praegu kasutame seda vandekohus Kreeka kohtu. No, see ei ole päris selline, nagu ütleme, seal Ameerikas, kui te olete näinud filmi või näidatud 12 raevunud meest, ja siis on nii, et seal pannakse neid eraldi ja nad peavad, tavaliselt peab olema konsensuslik otsus neil. Mõnikord ka kvalifitseeritud häälte enam. Aga ütleme 12. Aga Ateenas oli 500. Aga mõnikord rohkem. Ja see on natuke teine. Ja tol ajal need kõnemehed said aru, et üldiselt ratsionaalsed argumendid 500 inimesele võib-olla nagu ei jõua, sest igasugused mühakad seal istuvad. Nii. Ja sellepärast tuleb emotsionaalselt neid mõjutada. Et no kuidas emotsionaalselt mõjutada? No, see minu vastane. No vaadake, kui väärikas mees mina olen. Ja? Olen peatanud 8 sõda. Ja olen püstitanud sellised tariifid, et Ameerika läheb õitsema, vabandust, Ateena läheb õitsema. Nii, ja milline mees on, ja vaatake teda. Mina olen selle Ateena eest verd valanud, võt, ja seda näidati. Vaatake minu armi, ja, nii kaua kui tema seal nina nokkis. Seda õpetas ka retoorika. Kuidas mõjutada auditooriumi, mitte ainult ratsionaalsed. Nii, see on siis möödunud. Ja nüüd alustame siis tänast teemat.
Need, kes koostasid kõnesid, need nimetati logograafideks. Kuulsamad logograafid olid Lysias, Isaias, Demosthenes ja Isokrates. No, peab kohe ütlema, et nad kõik ei olnud ainult logograafid. Nii, aga sellest natuke hiljem. Aga see on teine tähendus. Esimene tähendus oli lihtsalt kirjad, surad. Ja need, kes kirjutasid. Thukydides, üks ajaloo rajajad ja kuulsad, neid halvustas, sest mis nad tegid, need logograafid? Need tekstid, nad esitasid seda kui, ütleme praeguses termines, kui ajalooliselt. Aga tegelikult igasugust kuulujutud, legendid panid kokku ja skribasid kõik, mis tuleb pähe. Ja sellepärast alates Thukydidest nendesse suhtuti, no ei saa öelda, et ainult halvustavalt, aga igatahes need ei võetud nii tõsiselt kui ajaloolisi. Aga teine asi on kõnede kirjutaja. Ja need on kuulsamad, aga nagu ma juba ütlesin, nad ei olnud ainult kõnede kirjutaja. Ja üks, vabandust, enne kui me räägime Lysiasest, et kuidas kirjutati kõne, mida esitati. See oli niinimetatud scriptio continua. Antakse sulle sellist tekst, loe ette. No, ma teadsin, mis tekst see on, aga mul olid suured raskused selle ette. Mida ma tegin? Võtsin Kreeka piibli, võtsin seda kohta, siis tegin sellest ainult suured tähed ja siis ma sain aru, mis ma siin näen. Pater, appa. Mis see appa? See on agias. Ja? See on gamma ja jota on kokku sulanud. Nii et sa pead sarnama, et see ei ole appa. Ja? Nii et üks jagu tegemist, isegi kui sa tead, mis seal on. Nagu ütles meie lugupeetud lektor Tõnu Viik, kuulus astronoom, tundus astronoom, ma teen väikse publitsistliku kõrvalepõige. See Codex Sinaicus on väga tähtis kristluse ja üldse Euroopa kultuuri jaoks oluline dokument, mida avastati 19. sajandil, kui ma hästi mäletan, 1844. aastal. Konstantin von Tischendorf. Nii, kahjuks mul ei ole siin Sinai kloostri pilti. See on Sinai poolsaarel, Sinai mäe jalamil, aga sinna ei pääse, sinna kloostrisse. See on kõrged seinad ja see, kes tahab sinna kloostrisse, peab teda tõstetakse korviga. Siuke nagu lift. Ja sinna üldse väga raskelt oli saada. See Tischendorf oli üsna tuntud piibli uurija juba enne. Ta käis kõik Euroopa raamatukogudel, leidis varakristlikke käsikirju ja siis läks sinna kloostrisse otsima. Ja alguses temasse suhtuti üsna halvustavalt, hiljem veel halvemini, aga vahepeal hästi. Ta leidis, nagu ta ise ütleb, et sellises enam-vähem prügikastis, sellises korvis, kus olid vanad dokumentide jaanused. Ta nägi midagi, tal oli vana pergament pühakirjaga.
kusjuures ta kohe sai aru, et see on väga vana, võib-olla kõige vanem. Ja siis ta hakkas surima teistes kohtades ja leidis selle koodeksi teised fragmentid. Nii, ja ta küsis, kas ta võib neid kapeerida, kas ta võib neid ära ja no, sai luba. Ja, aga siis tekkis sellest suur sensatsioon. Ja ta tuli teist korda sinna, teda enam ei lastud, seda koodeksit enam ei näidatud. Ja praegu selles, see on Püha Katariina klooster, seal võib leida tahvel, et see Konstantin von Tischendorf varastas meil vot neid asju. Tegelikult võib-olla ta päästis. Aga kui need kõik fragmendid, kusjuures nad olid erinevates kohtades, erineva säilimisastmega, mõned hästi säilinud, mõned väga halvasti, aga no see on peaaegu terve piibel. Seal on mõned fragmendid, pluss seal on veel mõned teised tekstid. No vot, aga kõik kirjutatud sellises continua skriptile. Nüüd, aga miks niimoodi kirjutati? Ma sain erinevatest allikast 3 erinevat põhjendust. Punkt 1, et hoiti kokku ruumi, sest et pergament ja no isegi papiirus oli kallis. Teine on teravameelsem, on see, et kreeka keel on flektiivne ja seal need sõna lõpud ise markeerivad need morfoloogilised need piirid. Ja kolmas oli selline, mida ma ei mäleta. Nii. Ausalt öeldes ükski nendest 3, eriti see 3, mida ma ei mäleta, mind ei veena. Sellepärast see teine on see, et scriptio continua esineb kõikides kultuurides, kus on ka Hiinas niimoodi kirjutati, ka kiilkirjas need tahvlid olid kirjutatud niimoodi, et ei olnud kirjavahemärke. No Euroopas kirjavahemärgid tekkis kuskil 4.–5. sajandil juba pärast Kristust. Ja võib-olla esimene traktaat, kus need on süstematiseeritud, suugi mitte sellisena nagu meil praegu, on Sevilla Isidorusel, tema etymoloogiates. Etymoloogia ei tähendanud etymoloogia, see on vähem entsüklopeedia. Niisiis see flektiivne keel ei sobi. Aga mis tähendab, et hoiti materjali kokku? Ei saanud vahesid teha. Ja see on see sama koodeks. Siin on näha, et tühimükki oli, aga mitte seal, kus me oleks tahtnud. Nii et siin on teine põhjus. Milles siin asi on? Et seda saab lugeda ainult siis, kui sa tead, milles seal asi on. Et siin nagu suuline ja kirjalik on omavahel lahutamatult seotud. Nii, ja nüüd see mingisugune Lysias annab oma klientile kirja mitte unitsiaalis, aga kursiivis scripta continua. Pealegi see tema klient võib olla seal mingi talupoeg, kellel üldse lugemine ei ole kõige tugevam külg. Nii, et see, et ta kirjutab teksti valmis ja annab seda, sellega tema funktsioonid ei lõppe. Ta õpetab seda lugema. Ja nii, nüüd lähme siia see juurde. Kohe ma räägin natuke tema biograafiast, aga põhiline on see, et ta õpetab seda lugeda ja veel Lysias oli kuulus selle poolest, et ta arvestas kliendi iseloomuga. Kui klient on talupoeg, siis ta pani endale talupoja maski, see mina tegelen, jah, siis ta ei
demonstreerinud seal eruditsiooni. Ta rääkis, vot mina lihtne inimene, jah, vot talupoja tarkusega ma pean ütlema see, et tehti tohutut ülekohut mulle. Ja see kõrgelaubaline ja ta arvab, et ta on seal retoorikakoolis õppinud ja nüüd ta võib endale kõike lubada. Minu väikse maalapikese tahab endale võtta, jah. Aga ateenlased, te ei lase väikest inimest kiusata. Jah, nii et ta arvestab kliendiga, et see kõne oleks usutav kuulajatele, et see on tõesti. Ja siis ta õpetab, mida ta õpetab? Intonatsiooni, õpetab žeste, see on väga oluline seal, sest seda oraatorit ei tulnud ainult kuulama, aga ka vaatama. See oli vaatemäng. See oli selline avalik vaatamine. Näiteks Demosthenes oli probleemi. Demosthenes natuke hiljem. Ja mida ta tegi? Harjutas. Tal oli selline asi, et kui ta rääkis, siis tal tõmbas üks üles. Mis ta pani ruumi? Mõõga. Kui ta räägib, et tõmbab seda õlle ja siis see mõõg ta torgib. Ma ei tea, kas tegelikult nii oli. Nagu ütleb Kasparov, ma ei kirjuta sellest, kuidas tegelikult oli, aga seda, kuidas selles elati, mida mõeldi ja kuidas sellest räägiti. Igatahes see on selline üks paljudest legendidest Demosthenesest. Nii, vot ja kui mul selline lihtne inimene on minu klient, siis ma pean õpetama esiteks, et ta ei läheks liiga teatraalseks, aga teiseks, et ta ikka mõjuks. Nii. Lysias ei olnud ainult logograaf. Natuke tema elust. Tema elu selline murdepunkt oli niinimetatud 30 tiranni valitsemine. See oli ajutine valitsemine, üsna vähe see kestis, aga türannid, see ei tähenda, et 30 järjest, 30 tiranni korraga. Nii et kui juba, siis juba. Ja tegelikult nad ei olnud sõna otseses terminoloogias mõttes türannid, aga neid nimetati. Ma rääkisin möödunud kord sellest, et türann tegelikult tähendas valitseja, keda ei olnud valitud. Aga siis, kuna selline türann tavaliselt hakkas inimesi türanniseerima, siis selle türannil tuli ka teine tähendus. Ja need 30 türanni olid türannid mõlemas tähenduses. Need keegi ei valinud, nad olid vähemalt ateenlaste meelest väga halvad. Ja mis nad halvasti tegid? No seal kiusasid inimesi taga ja muide, Lysiase vend sai surma, Lysiase vend ja veel konfiskeerisid tema vara. Nii, ja tema esimene kõne, ta ei alustanud kui logograaf, ta alustas nimelt kui oraator, oli jah, nii, türann on halb inimene, aga türann ei ole väga tervislik see amet. Neid tavaliselt kukutakse ja tapetakse. 30 türannist tapeti 29. Üks Eratosthenes jäi ellu ja siis Lysias kaebas ta kohtusse. Ja ta ei võitnud seda kohta, aga ta võitis ateenlaste sümpaatiat. See tema kõne Eratosthenese vastu tegi teda kuulsaks. Nii, ja hiljem see investeering tasus ära. Ta hakkas kirjutama kõnesid rikastele klientidele. Nii et siin, ütleme, tihti oli nii näiteks Isokratese puhul, et alguses logograaf, siis hakkab rääkima. Aga siin oli nii, et alguses oraator, kõnemees, siis logograaf, siis jälle kõnemees. Aga
kusjuures enamasti ta spetsialiseeris kohtukõnedele, mitte poliitilistele, aga kohtukõnedele. Nii, aga ta ei olnud sugugi ainult oraator ja logograaf. Ta oli, arvati, et keele puhul ja stiili puhul see on parim Attika keel, tähendab Ateena dialekti sajandeid, see oli nagu mõõdupuu. Tema stiil, ta tahtis saavutada sellist täiesti läbipaistvat stiili, et oleks lihtne lugeda, lihtne, elegantne laused oleksid lühikesed ja sümmeetrilised ja üldse see ütleks, et hea maitse, see on see, mis teda eristas. Nii, ja siin on, mis oli selle vastand. Ja see oli selline pinge kahe oraator ja kõnemehe vahel, Lysiase ja Gorgiase. See Gorgiase oli täielik vastand. No, tema oli pärit Sitsiiliast. Mäletame, et Sitsiilia oli nii filosoofia kui retoorika sünnikoht. Väidetakse või oletakse, et tema õpetajate hulgas oli korraks, et Lysias, sellest me rääkisime nendest möödunud kord, need olid retoorika traditsiooni rajajad ja esimesed retoorika õpetajad. Nii, aga tema õpetaja oli ka Empedokles, väljapaistev filosoof ja arst. Aga Gorgias oli ka arst. Ja tema erinevalt Lysiasest, kes mõjutas ennekõike mõistust ja ratsionaalselt. Tema tahtis mõjutada tundeid ja et saavutada tulemust võib ka valetada. Siin me rääkisime retoorika seosest tõega, aga mitte alati. Aga tihti tänapäeva käsitlusest teda, kui jutt on sofismidest, siis on selline halvustav suhe. Ka teda kuidagi, mitte päris halvustavalt, aga niimoodi võõrastavalt. Aga tema näite oli meditsiiniline. Tema on arst, aga patsient on loll. Näiteks öeldatakse talle patsientile, et tuleb need, mis asja, kangid tõsta. Aga patsient vähe sellest, et ei viitsi, aga tal on veel mingisugune vast. Siis või mingisugune, tema tavaliselt 3 asja. Patsient punnib vastu kibedale rohule, rääkisime sellest, see farmakon tuleb meil hiljem, või siis noale või tulele, ma ei tea, mida ta tulega ravis, aga siis tuleb talle selgiks teha ja veenda, et ta võtaks seda rohtu, et ta läheks noa alla ja lubaks tulega ennast seal kuumutada. Nii et ta oli arst, nagu ka Empedokles, ja väljapaistev kirjanik. Tema stiil oli täiesti Lysiase vastand. See oli pidulik, selline täis retoorilisi võtteid, metafoore, hüperboole ja nii edasi. Ja
see oli selline nagu pinge tema ja Lysiase vahel, 2 koolkonda. No, muidugi Rias elas varem. Nii, mõned no, ta oli sofismide isa ja teda praegu tihti nimetatakse nihilismi rajaja. No, tema nihilism oli teistsugune kui tänapäeva nihilismis. See oli selline filosoofia. Siin me näeme nii tema filosofeemi kui tema sofismi. On vaja, see on tema väite, mis on säilinud mitte temalt endalt, aga järgnevas traditsioonis on kirja pandud, et mitte miski ei ole olemas. Nii, ma pean ütlema, et see on minu tõlge. Kui te vaata Wikipedia, siis need samad asjad on teistmoodi sõnastatud, aga mulle meeldib millegipärast minu oma. Mitte midagi ei ole olemas. Miks mulle see meeldib, et siin on nagu mingisugune riimub Heideggeriga. Nii, mitte midagi ei ole olemas. Kui miski olekski olemas, siis see poleks tunnetav. Loogiline, eks ole? Jah, see sofism võib olla väga loogiline. Isegi kui oleks tunnetav, siis see me ei oleks saanud seda väljendada. Isegi kui see oleks väljendatav, siis me ei saaks aru, mis see on. Ja, jätame meelde need 4. See on täiesti vastupidine sellele, mida retoorika oma ideaalis peab. Vastupidi. Vot retoorist ideaalist me räägime järgmine kord. No, aga ta on retoorik, kes no, mida see tähendab? Et mitte millestki ei ole vaja rääkida. Sest mitte midagi ei ole olemas. Ja? Isegi kui sa räägid, sellest ei ole mingit kasu ja nii edasi. Nii, tema kuulsamaid sofisme on Protagorase ja Evaltose kohtuotsuse sofism, mis olevat rajatud, mille aluseks oli ajalooline juhtum. Protagoras oli kuulus filosoof ja ta leppis oma õpilasega Evaltosega, et sellele on raha maksta. Okei, maksad siis, kui võidad esimese kohtu otsuse. Ja see õppis ära, kõik teadmised saavutas, aga ei läinud kohtusse, ei hakanud kohtus kõnesid pidama. Ja see Protagoras hakkas nõudma, et sa pead ikkagi maksma. Ei, ma ei ole ühtegi kohus veel võitnud. Ja siis Protagoras, okei, siis ma käidan sind kohtusse. Ja kui ma käidan sind kohtusse, ja siis sa pead mulle maksma. Kui sina võidad, siis sa pead maksma sellepärast, et see oli meie kokkulepe. Aga kui mina võidan, siis sa pead maksma sellepärast, et see on kohtuotsus. Jah? See vastupidi. Täpselt vastupidi, ma ei pea maksma mitte mingil juhul. Sest et praegu ma ei ole võitnud ühtegi kohus ja sellepärast ma ei ole maksnud. Siis, kui ma võidan kohtus, siis ma ei pea maksma, sest see on kohtuotsus. Nii. Säändeid selle peale filosoofid mõtlesid, et mis siin see jama on. Leibniz lahendas seda mitte filosoofiliselt, aga juriidiliselt. Leibniz väljapaistev filosoof oli ka muuseas väljapaistev filosoof. Telgi jama. Võtame seadused lahti, aga ta võttis lahti mitte Kreeka seadused, aga Rooma seadused. Kuidas siin on? Sellel hetkel, kui Protagoras annab oma õpilast kohtusse, ta on kaotaja. Sellepärast see õpilane ei ole võitnud ühtegi.
aga siis, kui see kohus, kui ükskõik mida kohus otsustab, see on oluline, ükskõik mida kohus otsustab, Protagoras on võitnud. jah, sest ja miks, see on põhiline asi, et Protagoras on õigus minna teist korda kohtusse, sellepärast, et olukord on muutunud. jah, nii et see mõnda sofismi saab lahendada, ütleme, ratsionaalselt ja juriidiliselt. Me rääkisime möödunud kord sellest, et juriidika oli lahutamatult seotud ratsioga ja loogikaga ja retoorikaga. nii, need veel on säilinud 2 kõned, võib-olla need on ümberjutustused. Üks on see kiidusõnad Helenale. See on see, kelle pärast algas Trooja sõda ja võib-olla veel huvitavam on Palamedose apoloogia. Arvatakse, et mõlemad kõned on säilinud sellepärast, et need olid tema õppekõned. Et need olid näited, mille abil ta õpetas oma õpilasi. nii, vot võib-olla räägime natuke Palamedos. See on lugu Odüsseast, Homerost, ja et Palamedos oli mõistetud, ei, teda tapeti sellepärast, et teda lavastati süüdlaseks. Ma ei mäleta, kas oli Achilleus või Odysseus, kes teda lavastas. Vist Achilleus. Ja, seal sõjasaaki ta peitis Palamedose seal kuskil tema juures ja siis kaebas, et see varastas sõjasaaki. Ja siis seda tapeti. Aga Gergios ütles, et aga nüüd lähme selle asjaga kohtusse. Ja tema esitas Palamedose kaitsekõne, mis pidi teda õigustama. Noh, tuli välja kas Achilleus või. nii, aga vahet pole. Üks olulisi Gergiose ütleme selline filosofeem oli see, et sõna on farmakon, rohi. No, eesti keeles ka sõna rohi on päris huvitav, et ta tähendab 2 erinevat asja. See, mis kasvab ja see, mis teeb terveks. Mitmuses nad erinevad, aga ainsuses on rohi. No, see sarnased asjad on ka teistes keeles, inglise keeles. Drug on see, mis ravib, see, mis on mõnuaine ja see, mis on mürk. Nii ka Gergios, sõna on farmakon. Sõnaga ta võib ravida, mitte ainult sõna abil ta veenab patsienti, et alluks ravile, aga sõna ise võib ravida. Ta võib tõsta meeleolu või vastupidi, viia masendusse ja see oraator on nagu manipulaator. Ta viib kuulajad sellise seisundisse, mida ta tahab. Ja selles mõttes see on drug, see on ravim ja narkootikum. Ja siin on kreeka keeles veel selline huvitav asi. Farmakon on juba kõlaliselt
seotud farmakosega. Vabandust. Farmakos on kes midagi muud. No, farmakon, siit tuleb ka farmaatsia ja meie apteegindus, jah? Aga farmakos on see, keda tapetakse. Kes ta on? See on ühiskonna osa, kes ei ole ühiskonna osa. Ta on ja ei ole. See võib olla vang. See võib olla pandvang. See võib olla sõjavang. Võib olla ka ori. Kui me räägime Ateenas 5. sajand, 5.–4. sajand, see kunstide, ma ei tea, demokraatia, igasugune õitseng, aga seal oli ka inimohvrid. See on nagu selle Ateena tumedam pool. Milleks on seda, miks tapeti neid? Need peeti, see on oluline asi, et neid peeti ühiskonna vahenditest üleval. Neid, no mõnes mõttes nad olid nagu koduloomad. Et peeti, nendest hoolitseti, mõnikord nendesse suhtuti peaaegu nagu pereliikmesse. Umbes nagu, notsu, jah, pereliikmesse, kui armas. Ja mõnikord isegi neile usaldati laste kasvatamine. Aga see oli siis, kui asjad on korras, kui ei ole haigust. Aga mis on haigus? No haigus võib olla haigus. Seal Roomas enamus haigusi nimetati katkudeks. Ja, nagu seal Biiblis enamus haigused on lepra. Ja kusjuures see võib olla seal mingisugust vistrikud naha peal. Aga vot tuleb, kuskilt tuleb mingisugune nakkushaigus. Ja, kuskilt COVID. Nimetame teda katkuks. Ja või põud. Mis asi on põud? Põud on see, et maa enam ei sünnita. See kosmiline kord on rikutud. Taevas on isa, maa on ema, see on universaalne asi. Peaaegu kõikides kultuurides, ma ei tea ühtegi, kus oleks teistmoodi. Taevas on isa ja maa on ema. Ja ka kristluses taevane isa, muide, aga mitte maine. Vot, ja nad peavad olema tasakaalus. Isa viljastab maad ja maa sünnitab. Aga vot, põud, kas isa ei kuivab või emal on midagi viga või vastupidi, uputus. Ja, tähendab, mis asi on uputus? Sest vesi on ka maa. See on huvitav, et kiriku slaavi keeles taevas on tverts. See tähendab kõva asi. Aga hläb, mis on, ütleme enam-vähem nagu soo, see on maa ja vesi. Ja okei, vot mida tegi Peeter I Puškini poeemis Raskvassanik. Ta eraldas maad taevast, tverts ja hläb. Kusjuures see hläb on nii maa kui vesi. Ja veel seal, mis ta eraldas? Ta tegi soo sisse kuiva maad. Ja seal rajas Peterburi. Ja see Puškin kirjutab tema Peetri kohta, mitte suure tähega, see oleks blasfeemia, aga kursiivis. See ei ole päris inimene, see on selline nagu demiurg. Niisiis, kui asjad ei ole korras, asjad ei ole niisama mitte korras. Keegi on süüdi. Ja seda süüdlast tuleb otsida. Ja tavaliselt ei otsida, meil siin samas see farmakos
ja teda ohverdatakse. Mis tähendab teda ohverdatakse? Teda manustatakse nagu rohtu. Ja no, René Girard on palju pühendanud selle farmakosile, et vägivald ja püha. Milleks muutub siis see farmakos? Ta muutub patuoinaks. Patuoinas on see, keda hukatakse rahva päästmiseks. Ja üldse, no vot, ka ülekantud tähendus. Asjad on meil kontoris, ei lähe päris hästi. Aga keegi on sellest süüdi. Ja sellest tuleb teha patuoinas. Ja see on Girardi oluline, et patuoinana ei sünnita, patuoinaks tehakse. Ja, vägivald ja püha on ilmunud nüüd eesti keeles. Ma kirjutasin sinna võrdlemisi pika järelsõna pealkirjaga päästa patuoinas. Nii. Derrida see on huvitav, et Derrida kirjutab nii, nagu Girard ei oleks, aga Girard järgmistes raamatus arvestab Derrida Platoni farmaatsiaga. Nii. Mida Derrida ütleb? No, kui te teate Derrida filosoofiat, põhiline teos on grammatoloogia, et primaarne on gramma ja see hääl on sekundaarne selles suhtes. Ja nii, ja muuseas Derrida kommenteerib seda pilti. Mis siin on? See on Platon ja see on Sokrates. Mis siin nii naljakat on? Sellepärast, et me teame, et Sokrates oli kirjaoskamatu. Ja see, mis tegelikult tema dikteeris Platon, no mitte dikteeris, Platoni dialoogides põhitegelane on Sokrates. Mida Sokrates olevat rääkinud, mina kirjutan üles. Aga siin on vastupidi. Sokrates palju suurem kui Platon. No ja Platoni dialoogias nii tulebki välja, et kes seal Platoni dialoogias, mitte keegi. Aga Sokrates on suur ja Platon dikteerib, et jään veel, kuidas sa kirjutasid, ja kontrollib kirjutajad. Ja põhiline analüüsi objekt Derridal on Platoni dialoog Phaedros. Phaedros oli olevat olnud Platoni ja Sokratese sõber ja nagu te mäletate, enne kui ma räägin sellest, mis te mäletate, mis te ei mäleta, et selle dialoogi kohta oli suur poleemika. Kaua aega seda peeti Platoni kõige kehvemaks dialoogiks. Ja arvati, et ta oli kõige varasem Platoni. Et ei ole loogiline see. Hiljem 20. sajandil vastupidi tekkis selle Phaedrose nii-öelda kultus. See on üks populaarsemaid Platoni dialoogis. Nii. Kohtuvad omavahel Sokrates ja Phaedros. Ja see on päris huvitav algus. Nad jalutavad ja Phaedros küsib, vot ma ei mäleta täpselt, aga kas see ei ole see koht, kus juhtus see ja see? Ei, ütleb Sokrates, see ja see juhtus seal kohal, aga siin juhtus vot too ja too. See on väga oluline moment. Ja siis Sokrates küsib, no kus sa tuled, kuhu lähed? Ja see räägib, oi, ma kuulsin Lysiase kõned. No see oli nii vapustav kõne ja see on täiesti muutus minu ilmavaated. Millest ta rääkis? No, ta rääkis armastusest. Ja Phaedros on üks nendest dialoogidest, kus Platon esitab läbi Sokratese suu armastuse teooriad.
see, kes on lugenud sümpoosiumi, maakeeli pidusöök, see saab aru, et see on täiesti erinev. Nii, kuulasin, jah, no ja millest ta rääkis? Oi, see rääkis nii hästi, et ma ei julge oma sõnadega ümber ütlustada. Aga ütleb Sokrates, ma näen, sa hoiad midagi põues. Kindlasti sa märkisid seda kõne ajal, mida ta rääkis ja ma ütleks praegu konspekteeris, aga kirjutasid üles. Ja nüüd tekib selline väike dialoog või väike poleemika. Ma ei ole päris kindel, et ma räägin õiges järjekorras, aga see ei ole oluline, meil on vaja see temaatika, et kas kiri on hea või mitte. Ja Phaedrus ütleb, et muidugi on hea. Kiri tuli meile Egiptusest, seal oli Egiptuses tark mees Teet, kes leiutas kirja, aga esitas seda kuningale, aga kuningas ei mõistnud selle tähtsust. Ja siis vot see kiri tuli veel Kreekas. See oli Kreekas üsna levinud selline mütoloogiam, et tarkus tuleb Egiptusest. Nii ja selle peale Sokrates ütleb, et ei, kuningas oli tark, et ta ei kasutanud seda leiutist, et see on kahjulik leiutis. Et enne seda, enne kirja me teadsime, kes on tark, kes mitte. Tarka juttu, loll ei räägi tarka juttu. Aga nüüd iga loll võib lugeda tarka inimese juttu ja siis pärast esitada nagu enda oma. Ja nüüd see kiri õõnestab tarkuse ja lolluse vahelise piiri, harituse ja ignorantsuse vahelist piiri. Ja siis Phaedrus ütleb, vähemalt kiri aitab mälu. Ei ole, ütleb Sokrates, vastupidi. Enne see, kes mäletas, see mäletas. Aga see, mis annab kiri, ta ei arenda mälu, ta arendab meenutamist. Ja ta vastandab mälu ja meenutamine. Nii, see on selline eelsõda, aga põhiline on siis jutt armastusest. Ja siin on nagu 3 traktaati. Esiteks, Phaedrus esitab Lysiase konspekti, siis Sokrates esitab esimese kõne ja siis ta esitab teise kõne, kusjuures nad on vastuolus. Niisiis, mis on Lysiase armastuse kontseptsioon? Üldiselt armastuse all nad kõik, see jutt käib sellest, kuidas täisealine mees võrgutab noorukid. Ja niisiis, Lysias ütleb, et see kõik on ratsionaalne asi. See täisealine mees on rikas, tal on positsioon ja nii edasi. Ja ta ütleb sellele noorukile, et kui palju kasu sa saad sellest, kui sa tuled minu armukeseks. Selle erinevad kasusid ta saab. Ja? See on puht selline loogiline, ratsionaalne argumentatsioon. Ja Phaedrusele see väga meeldib. See on, nii, märke sulgudes, et see on Platoni Lysiase dialoog, mitte Lysiase enda. Aga nad ei salinud seal teineteist. Nii. Aga Sokrates ütleb, et see on täielik jaburus. Armastus ja selles esimeses dialoogis ta on
hübris. Ja sõna hübris ta kasutab natuke teistmoodi, kui see oli üldkasutusel. No üldiselt see on kõige laiemas tähendus meeletus, aga tolle konkreetselt see tähendas rohkem ülbust ja sellist, no siin ei olnud midagi head. Aga Sokrates ütleb, et see on selline meeletu emotsioon, millele vastu ei saa. Ja sellele tuleb alluda, mitte mingisugust ratsionaalsed, mis hüved. Ei, see on tung. Teises kõnes Sokrates räägib endale vastu. Ütleb, et see on küll üliratsionaalne, aga see on see, mis kõrgendab. Armastus on jumalik. Ja see igatahes tuleb meelde, et Leone hilise renessansi pilt, 2 armastust. Jumalik ja saatanlik. See nooruk, ka muuseas noor poiss, on maas, seal ühelt poolt on helene tiivaline ingel, a teiselt poolt saatan. Ja vot, ja siin on need 2 armastust järgimööda Platon esitab. Nii, ma unustasin siin, et kuidas mõjub see farmakon. No ta mõjub tihti hüpnootiliselt. Sa kordad ühesuguseid konstruktsioone, paralleelisme. Isokoolon on sama prosoodilise struktuuriga sõnad. No, kuulsame isokoolon on veni vidi viki, mida olevat Caesar kirjutanud. Tulin, nägin, võitsin ja see asendab kirjeldust. Nii, üks kuulsamaid logograafe oli Isokrates. Vergese õpilane. Ta muutus, ta hakkaks logograafi sellepärast, et ta ei saanud rääkida. Tal oli kõnedefektid, seal ühed allikad ütlesid, et ta kogeles, teised, et tal lihtsalt oli halb diktsioon ja veel ta oli väga häbelik. Ta ei saanud rääkida selles inimmassi ees. Võimalik tal oli klassofoobia üldse, avaliku kõne foobia. Ja siin nagu konflikt ühelt poolt. Ta tahaks olla kuulus oraator ja teiselt poolt, aga võt see põlved värisevad, kogelen ja krampist sõnad ei tule suust. No mis sa teed? No siis ta kirjutas ja ta spetsialiseeris kohtukõnedele. Ja, aga siis ta oli pettunud sellest, kuidas need oraatorid esitavad tema suurepärased kõned. Et miski ei ta pean ise hakkama rääkima. Ja ta kasvatas endast väljapaistvat kõnemeest. Ületas oma muuseas. Meil vist esimesel pildil oli Demosthenes. Demosthenes oli sama probleem. Kartis rääkida, halvasti rääkis ja nii edasi. Tulen rahva ette rääkima, seal midagi mis ma teen? Lähen mere äärde, tormine meri,
on nagu see rahvamass, karjun teda üle. Aga kuna mul on veel kõnedefekt, ma teen asja raskemaks, tõnstan need gangbommid, panen suhu teokarpe ja kivikesi, et vot sellise suuga veenan merd, et tal ei ole õigus. Ja veel ma rääkisin sellest mõõgast. Kasvatas ja veel oli mitu üsna tuntud kõnemeest, kellel olid kõnedefektid. Ja ma pean ütlema, et see võib-olla ei ole nii juhuslik. Et kui sul on kõnedefekt, sa keskendud selle kõneprotsessile. Sa mõtled selle peale. Minu meelest üks parimaid lektoreid oli inimene, kes kunagi ei pidanud loenguid ülikoolis, sellepärast, et ta kogeles väga kõvasti. See oli Mihhail Kasparov. Sellest ta tegi ettekandeid. Ja auditoorium oli absoluutselt vaikne. Ja kui ta sünnitas välja seda sõna, sest tundus, et see on nii tähtis ja nii rõhutatud. See tuli nii suure vaevaga, et see kogelemine võib olla oraatorlik võte. Seda mõtlesin mina välja, aga see kogelemist ei õpetatud. Seal vastupidi õpetati, kuidas üle saada tahtu. Nii, ja tõesti temast sai kuulsamaid oraatoreid. Ja veel ta oli kuulus selle poolest, et ta lõi retoorikakooli. Ja üldse, kui me teame, et antiigi ajal ja ka hilisantiigi ajal retoorikakool oli nagu ülikool. See oli kõrgem aste. Kui me ütleme, et püha Augustinus lõpetas retoorikakooli, see tähendab, et ta sai kõrgharidust. Ups. Mul tuli meelde üks asi püha Augustinusega, mida ma pidin ütlema siis, kui meil oli jutt scripta continuast. Ja? Kuidas seda loeti? Seda sai lugeda ainult kõva häälega. Ja no mitte ainult. Praegu valmistades selles loengus, mul olid pikad vestlused tehisintellekti programmiga. Ja tema ütles, et on küll näited, et ka antiigi ajal mõned lugesid vaikselt. Ma palusin, et ta tooks näited, ta ütles, et näiteid ta ei oska tuua. Aga ta on selles veendunud. Üldiselt tehisintellektiga on väga huvitav vestelda, aga ei maksa alati uskuda, mida ta räägib. Üks füüsik, just nägin seda YouTube'is, et tal tekkis hullumeelne hüpotees ja ta esitas seda, tal oli palju tugevam see AI programm kui minu, et kas seal on mingi ratsionaalne alus. Ja sai pika artikli, et muidugi on nii. Ja see on suurepärane, et sa seda mõtlesid välja. Aga seal tegi suurepärase artikli, kus oli viited ja kõik vormistatud nagu teaduslik artikkel. Ja see mees oli nii rõõmus, aga kuidagi liiga hästi. Ja siis ta esiteks hakkas guugeldama ja ta ei leidnud ühtegi viidatud teksti. Aga tummad ikkagi lugesid väikselt. Kuidas? Tummad ikkagi lugesid väikselt. Nii, okei. Tummad olid tummad. Nad üldse ei lugenud. No sa ei tea, aga ei ole, kas sa oskad tuua mingi nimed või sa oled? Tummasid ei õpetatud. Ja see tumm ja tumm. Kuidas? Ise õppisid lugema. No okei, no see on uus sõna. Niisiis. Üldiselt, kui räägitakse, et Euroopas millal tekkis selline
vaikne lugemine traditsioon siis, kui tekkisid need tekstid spetsiaalselt vaiksele lugemisele. Ja see oli Sitsiilia koolkond. Giacomo da Lentini, Paul Oppenheimer, Euroopa sünd, on sellele pühendunud see raamat, et ta väidab, et enne seda kõik luuletekstid olid lugemise, esitamisel. Aga vot Giacomo da Lentini, notar, kirjutas oma kabinetis, saatis Federicole, see kirjutas vastu ja nii. See on huvitav see, et nende eeskujuks olid trubaduurid. Aga trubaduuri tekstid olid kõik lauldavad. Ja see on see põhiline, miks Oppenheimer ütleb, et see on Euroopa sünd. Ma ei tea, kas see on Euroopa sünd, aga igatahes ei ole teisi märkivad tekstid, mis olid nüüd lugemisele. Petrarca olevat lugenud kõvasti. Kuidas? Petrarca olevat veel kõvasti lugenud. No Petrarca oli pärast neid. Nii, aga see eriti huvitav on Dantel, kus ta, aga no see on teine jutt meil. Niisiis, kus me jäin, aga Püha Augustinus, ja see on võib-olla see erand, ütles, et tema õpetaja Püha Ambrosius, tal oli kummaline moodus lugeda. Ta ei hääldanud, isegi ei liigutanud huuli, aga liigutas ainult silmad mööda. Ja nii ta luges ja see oli nii haruldane asi, et Augustinus pidi seda ära märkima, kui sellist spetsiifilist oskust. Nii, nüüd lähme sinna. Sokratese juurde. Tema jaoks retoorika oli lahutamatult seotud eetikaga. Ja see on huvitav, et tol ajal Sokrates oli võib-olla isegi kuulsam kui Aristoteles, aga nad ei saanud teineteist silma otsas. Ja Aristoteles kord olevat öelnud, ma ka guugeldasin ja leidsin kahes kohas. Üks koht, see, kust mina teadsin, et häbi on vaikida, kui Sokratesed lobisevad. Seda kirjutas mulle Mihhail Kasparov, kui kutsus ühes kogumikus osaleda. Häbi on, nagu ütles Aristoteles, häbi on vaikida, kui Sokratesed lobisevad. Seda ma leidsin ka tema ühes artiklis, aga ma leidsin ka teises allikas, natuke teises sõnastuses. Nii, ja siin oli see probleem, et Sokrates süüdistas Aristotelest ebaeetilisuses. Ja see oli väga oluline, et kõned ja kõik tekstid peavad teenima üht eesmärki, õiget elu. Hiljem räägime retooriliselt. Ja oli Ateenas kaks sellist paideia koolkond. Paideia on ühelt poolt mäng, teiselt poolt kasvatus. Üht seostatakse Platoni ja Aristotelese traditsiooni ja teiselt Sokratese. Platoni ja Aristotelese paideia oli rajatud filosoofiale. Sa pead kõigepealt õppima mõtlema ja millest tuleb alustada see õppimine matemaatikast. See on selline kõige filosoofilisem, kõige asi. Aga Sokrates, et tuleb alustada sellest, et sa õigesti elad ja õigesti räägid. Ja tema formuleeriski seda, mida mina nimetan retooriliseks ideaaliks, millest me räägime arvatavasti järgmine kord. Nii, aga retoorika ja üldse võib-olla, no mulle meeldib Sokrates küll, aga tee mis tahad, Aristoteles meeldib veel rohkem. Ja objektiivselt ta oli tähtsam. No ma ei hakka Aristotelest iseloomustama, aga tema jaoks on 4 valdkonda, mis on omavahel seotud. Poeetika,
mis asi on poeetika? Poeetika on see, kuidas tekstid on tehtud. Retoorika on see, kuidas tekstid mõjuvad. Loogika peab olema kõige aluseks ja filosoofia on loogika aluseks. Siin on siis sellised eristused. Retoorika tegeleb reaalsete sündmuste ja üldse reaalsete asjade sõnastamisega. Poeetika fiktsionaalsete. Dialektika ehk filosoofia on monoloogiline versus dialoogiline kõne. Dialektika on dialoogiline, retoorika monoloogiline. Retoorika versus loogika on väljenduskunst versus mõtlemiskunst, viite. Kunst ei ole ainult kunst. Kunst, kreeka keeles tehne on oskus, tehnoloogia ja nii edasi. Platoni järgi retoorika ei ole oskus. See on see, mida hakati hiljem nimetama ladinakeelse sõnaga habitus ehk kogemus. See on see, milline sa oled. Ja retoorikat sellepärast ei ole vaja eraldi õppida. Õppida tuleb matemaatikat. Aristoteles siis on jutt siis loogika versus retoorika. Loogika tähtsam vorm Aristotelese jaoks on syllogismid. Retoorikas on see asi vabam, see on entümema või entümem eesti keeles. See on arutlus. Kusjuures seda entümem on kahte tüüpi. Lühendatud või kärbitud syllogism. Syllogism trunctatus ja lihtsalt tõenäoline järeldus. Mis asi on? No, alustame sellest syllogism. Kõik inimesed on surelikud. Kai on surelik. Vabandust, Kai on inimene. Tulemus, et Kai on surelik ja see on paratamatu tulemus. Mingisugust muud tulemus. Siin on oluline see, et siin on kaks väitet. Suurem väide. Praegu me ütlesime, kus on see, ei saa kirjutada siin, kvantor. Iga inimene on sul või siis eksistentsi kvantor üks või see. Niisiis esimene suurem väide on, kõik inimesed on surelikud. Kai on inimene, aga see on olemas, et inimesed peavad olema mõlemas. Järelikult Kai on surelik. See on syllogism ja see syllogism ei saa, syllogismi vorme on väga palju. See on kõige üldisem. No, võivad olla, kui mõlemad on väiksed, jah, et Kai on inimene, Kai on kiilas, mida me järeldame? Kai on kiilas. Kuidas? Kai on kiilas. Ei, see oli ju väidetud. Kai on inimene, Kai on kiilas. Mida me võime järeldada? Kuidas? Et vähemalt üks inimene on kiilas. Ja midagi muud me siit välja ei saa. See on
no see on ikka vastand sellele. Saab järeldada, et ta tellis 3 pitsat. Kuidas? Saab järeldada, et ta tellis 3 pitsat. Pärast me diskuteerime, nagu ütlevad rootslased, seda väidleme. Nii, süllogism on paratamatult tõene. Tähendab, kui mõlemad väited on tõesed, siis ka järeldus on paratamatult tõene. Kärbitud süllogism on ka tõene. Üks kuulsamaid näited on Jupiter, sa vihastad, järelikult sul pole õigus. Mis jama see on? See on selline süllogism siin, ütleme, kõik, kes vihastavad, neil pole õigus. Jupiter vihastas, järelikult tal pole õigus. Jah, vot see on see syllogismus truncatus. Üks see väide, antud juhul suur väide on vahele jäetud. Aga entomeen võib olla lihtsalt arutlus, ta on selline, näib välja nagu loogiline, aga seda ei saa tõestada. Ta on tõenäoline. Ja see Aristoteles lubab seda. Kõnes entomeemid on isegi tähtsamad, kui sa kõnes ei hakka syllogismi esitama. Ja teine eristus, mida teeb, on see on, ta eristab retoorikat, mille eesmärk on võita väitlust, esitades tõtt, et tõde võidaks. Ja eristika on see võit sõltumatu tõest. Olevat nii, et Gorgias on õpetanud oma õpilasi koostama kõne, et mõlema, seal kohtus mõlema poole. Ja? Et see on hea selline eristika näide. Nii, võtame kokku vist. Retooriline praktika, võitlus, mis see agoon esitab spordis, draamas, poliitikas, kohtus ja filosoofias. Sellega me täna lõpetame. Ei, vabandust, me ei lõpeta sellega. Me lõpetame Quintilianusega. See on, no Aristoteles oli retoorilise õpetuse võib-olla kõige tähtsam looja. Quintilianus oli parim süstematiseerija. Ja ta süstematiseeris seda teoses Institutio Oratoria Libri Duodecim. See tähendab 12 köidet. No ärge ehmatage, 12 köites praegu mahtuks paari raamatusse. Ta oli väga populaarne ja ta oli populaarne enne kõike oma suurepärase ladina keele poole. Nii me siis tulime Kreekast Rooma ja Lorenzo Valla, väljapaistev humanist. Humanist ei tähenda, et oli humaanne inimene. Humanist võis prepareerida inimesi, elusaid inimesi, et näha, kuidas nad. Humanist tähendab renessansi selline, mis eesti keeles ma ei mäleta, polümaat on inglise keeles, nagu multitalent või mis ta on. Lorenzo Valla oli üks kuulsamaid humaniste, vähemalt tol ajal, praegu ta on vähem kuulus ja tema hindas Quintilianust kõrgemalt kui Cicerot, mis ajas teisi varru, sest Cicero oli selline, oli Cicero kultus või Cicero kultus. Ja sellega me lõpetame. See on retoorika osad Quintilianuse järgi. No enam-vähem nad kattuvad sellega, mis oli Aristotelesel. Kõigepealt inventio, leiutamine. See tähendab, me peame leidma seda ainet,
millest me räägime. No kohtu juhtumi puhul see on selge. Siis me teda dispositio, me seda ainet jaotame, järjestame ja teeme siduvalt. No vot, seal ütleme seal mingit inimest süüdistatakse mõrvas. Ja mina olen tema kaitsja. Minu eesmärk on esiteks, no see teema on selge, et ta ei ole tapnud ja siis ma jaotan seda osadeks, järjestan, teen siduseks ja nii edasi. Näiteks, et vaadake seda suurepärast noormeest. Ta on nii hästi kasvatatud. Ta on kuulus oma heategude poolt ja see jõledus, millest te teda süüdistate, ei ole üldse kooskõlas tema karakteriga. Ja siis ma arendan seda teemat ja nii edasi. Ja siin on see gradatsioon, kuidas ma esitan. Kõigepealt siin on kaks, võimalusi on palju, ütleme 3 tähtsamad. Üks on, see on kahtluse alla mingisugused üksikad asjad ja siis muudku tugevdan edasi ja üldse ta viibis sellel ajal üldse Argoses, kui teda süüdistati Ateenas tapmises. Ja? Ma ei pane seda kohe. Või kolmas variant on selline nagu draamas, et see kasvab, siis saab kulminatsioon ja siis mis meil sõelale jäi. Nii, okei, see on, kuidas ma jaotan. Siis on vaja leida õiged sõnastust. Stiil, leksis. Aga siis on 2 asja, mis tol ajal ei olnud vähem tähtsase. Esiteks tuleb meelde jätta seda kõne. Nende taflide pealt see hakka seal kohtus esinema. Ja see memooria oli omaette kunst. Ja siis lõpuks see esitus. Kui sa seal kogeled ja su kehakeel pole veenev, siis kõik muu jääb vett vedama. Nii. Siiski, ma selle loengu käigus ma konsulteerisin tehisintellektiga ja üldiselt tehisintellektiga on väga huvitav rääkida, aga sa pead talle täpselt ütlema, mida sa tahad ja mitte häbeneda osutada tema vigadele. Vot seal meil oli nii, kohe ma räägin. Nii siis ta ütleb, vot kohtukõne, nõuandav kõne. Ma mõtlesin, kas ei ole parem poliitiline. Ei, see poliitiline on ka nõuandav. Ja kiidukõne. Kiidukõne võib olla ka sõimukõne. Epideetiline kõne. Nii. Cicerol on natuke teistmoodi, aga ikkagi ja kohtukõne, nõuandav kõne ja epideetiline. Siis ma palusin teha seda tabeli, mis on päris hea minu meelest. Need on 3 žanri. Kohtukõne räägib minevikust, sellest, mis juhtus. Ja? Küsimus on, kas see on õiglane või ebaõiglane ja koht on kohus. Siis nõuandav on see või poliitiline eesmärk on tulevikus, mõjutada tulevikku. Kas see, mida me teeme, on kasulik või mitte kasulik ja on vaja veenda rahvakoosolekud. No märgime sulgudes, et see kohtu ja nõuandav kõne, nende vaheline piir ei olnud päris selge. Nii, ja lihtsalt kiidukõne, see räägib sellest, mis praegu. See on au või häbistav kõne ja see on pidutsused, aga näiteks matmised või vatused või. Ja siis
Siis ma palusin, et tooks mulle näiteid. Ja need on siis see kohtukõne, poliitiline kõne ja kiitus või laitus. Suurepärane. Ja vot siis me koos Aiga tegime sellise ühe juhtumi uuringu. Filipikad. Ja, ma küsisin, no vot sa jaotasid need 3, jah, aga filipikad on ju kõik 3. Kiitis mind, et see on väga terane märkus minu poolt ja püüame nüüd, mis on filipikad, need on Demosfenese kõnes Makedoonia kuninga Filippuse vastu. Ta kirjutas mulle Makedoonia kuninga Filippi, Philippus of Makedoonia. Ta tihti dubleerib. Nii, mis on see? No põhiline on poliitiline raamistus. Eesmärk on veenda ateenlasi, et tuleb Filippile vastu hakata. Aga see on ka süüdistamine. Et miks Filippile tuleb vastu hakata? See on vastik tüüp. Ja, et tuleb, eesmärk on siin hoida ateenlasi aktuaalse vastu. Ja kiidukõne, antud juhul sõimukõne Filippuse vastu. Aga see on see, mis mulle väga meeldis. See ei tulnud, see oli juba Ai omalt poolt pandud, et Filippika juba on piiripäälne retoorika, samm deliberatiivsest arutelust eksistentsiaalse võitluse poole. Nagu öeldud ühes filmis, Führer ise ei oleks paremini osanud seda formuleerida. Ja sellega ma siis täna lõpetan.